Tere hommikust kõigile! Mina olen Andreas alias, olen minu omavalitsuse projekti andmehaldur ja tutvustan täna siis alushariduse, põhihariduse ja noorsootöö küsitluse ankeete. Seminar näeb välja nii, et kõigepealt tutvustan küsitluse üldist ülesehitust, seejärel tutvustan arengukavade küsimusi ja seejärel siis hoonete ligipääsetavust. Neid kahte tutvustan enne, kuna need on kõigis kolmes valdkonnas analoogsed. Ja siis juba järgemööda siis kõigepealt alushariduse, ülejäänud küsimusi, siis põhiharidust ja siis noorsootööd. Seminar salvestatakse ning seda on siis võimalik ka pärast järgi vaadata. Ja kui teil on küsimusi, siis andke käega märku või kirjutage chatti. Ma saan need jooksvalt vahele võtta. Aga hakkame peale. Kõigepealt näitan seda keskkonda, kus meil see küsitlus toimub. Samasugune nagu eelmine aasta, Excel Online või OneDrive'i keskkond. Mis see tähendab? See tähendab seda, et siin saab mitmekesi samaaegselt täita. Ei pea kordamööda või ootama kellegi järgi, et saab omale sobival ajal neid vastuseid sisestada. Teine oluline asi on see, et kuna see on siis pilves, siis ta salvestab kõik muudatused automaatselt. Ehk siis mingit lisanuppu, midagi vajutama ei pea. Kui te täidate vastuseid ja internetiühendus on olemas, siis ta kõike salvestab automaatselt. Lisaks ta salvestab ka kõik vaheversioonid. Ehk siis kui teil midagi peaks kaduma minema mingil põhjusel, mingid vastused, siis võtke minuga ühendust. Ma saan need vastused tõenäoliselt taastada. Siin esilehel on veel siis selle kasti all on siis see sinises link, mis viib sellele minu omavalitsuse lehele, kuhu me siis ka selle küsitluse kohta sellist koondinfot kogume ja need seminaride lingid ilmuvad siia lehe alla otsa. Siin nagu näha siis juba 2 tükki on olemas ja tänase päeva jooksul paneme siis ka selle alushariduse, põhihariduse ja noorsootöö seminari lingi siia. Kuna ankeete on suhteliselt palju, siis on ka siin mitu viisi, kuidas nende ankeete vahel navigeerida. Esimene variant on loomulikult see tavaline Exceli variant, et vajutada selle alalehe peale ja siis jõuate vastava ankeedini. Teine variant on liikuda nende sisukorra kaudu, mis on ka klikitav. Tahate minna noorsootöö peale, siis saab siia vajutada ja jõuategi siia ülesse. Ja siis samamoodi saab tagasi minna siit ülevalt vasakust noolest. Ja kolmas variant siin Excel online keskkonnas on siin vasakul all on selline 3 triipu, et siia peale vajutades siis avaneb ka selline vaade, kus on ka siis võimalik kõikide lehtede vahel liikuda. Ka suhteliselt mugavam variant, kui niisama nende lehtede peale klikkida. Aga nüüd siis ankeetide ülesehitusest, et ankeedid näevad sellised välja. Kõigepealt on küsimuse järjekorranumber, siis küsimus ise, siis vastuse veerg, siis eelmisel korral antud vastus ja siis viimaks on ka siis selgitus. Ehk siis selgituse all on siis täiendav info siis küsimuse kohta, kui oleme tahtnud pikemalt midagi lahti selgitada, siis et mitte seda küsimust liiga pikaks ajada, siis on see täiendav info osade küsimuste puhul siin. Vastuseid sisestada saab ainult siia vastuste veergu. Kuskile mujale muudatusi teha ei saa, et kui te tahate küsimust muuta või kogemata võib juhtuda, et läheksite peale kustutada seda, siis seda ei saa teha, et kõik muu on nii-öelda kaitstud. Siis ütlen selle ka veel ära, et kui näiteks kasutate väiksemal ekraanil seda, siis siin all on see zoomi nupp ka, et siis saab endale vastavalt siis välja või sisse zoomida, et kui ei mahu näiteks need kõik veerud ilusti ekraanil ära, siis siit nurgast zoom nupust saab seda reguleerida. Siis osade küsimuste puhul on nagu vabatekstiline vastus, nagu see number 2 siin, et võib ükskõik mida kirjutada siia, aga näiteks küsimustel on ka valikvastus. Sellele viitab see, et kui sinna üles tekib siia see kasti paremasse üles nurka tekib see nool pluss see hoiatus, valige väärtus noole alt, et siis on siin, saab valida siis ainult 2 variandi vahel. Kui lihtsam on, siis variandi saab ka kirjutada põhimõtteliselt siia. Aga mingid muud tekstida sisestada ei luba, annab errori. Siis
kui küsimused muutuvad mingitel tingimustel halliks, näiteks kui mingile küsimusele ei vastata, siis võivad täpsustavad küsimused muutuda halliks, et see viitab sellele, et nendele vastama siis ei pea. Kuna ütleme näiteks, kui valdkond ei ole arengukavas käsitletud, siis ei ole ka mõtet teistele küsimustele vastata. Kui teil on vastused veel eelmise aastaga samad, näiteks siin allpool teate, et ei ole muutunud midagi, siis lihtsasti saab siit selle eelmise korra vastuse kopeerida. Lihtsalt selle vastuse siia. Võib ka seda, tegelikult saab ka mitut vastust korraga kopeerida ja siis leepida. Aga soovitan siiski alati üle lugeda küsimused, kuna mingid nüansid võivad muutuda ja võivad muutuda ka, vahel me küsime, aga mingid küsimused on ka teatud aastapõhised, et küsime näidet konkreetsest aastast, et siis eelmise aasta vastus ei pruugi sobida. Kui te nüüd kopeerimise kohta veel see ka, et kui te tahate kuskilt mujalt dokumentist mingisugust teksti kopeerida vastustesse, mida vahepeal ette tuleb, siis ma toon näiteks ja ütleme, et ma tahan need 3 punkti ühte lahtrisse kopeerida, siis kui ma lihtsalt siin kleebin need siia, siis vahepeal need vastused, nüüd läks, proovin uuesti. Siit, et siis ta tahab panna need mitmesse lahtrisse korraga. Et selle vastu aitab see, kui te valite vastava lahtri, kuhu tahate sisestada ja siis vajutate siia sellele valemi ribale ja siis klahvi kombinatsiooniga Ctrl ja V, siis ta paneb kogu selle teksti ilusti sellesse ühte lahtrisse, et ta ei taha siis ta ei suru seda mitmesse lahtrisse korraga. Et siis on see nagu lollikindlam see vastus või teksti siia kleepimine. Ja kui jõuate lõppu, siis lõpus on 3 sellist ka standardset küsimust, et üleviimane on siis kommentaari lahter, et kus siis võib mingit täpsustavat infot välja tuua, näiteks mõne küsimuse kohta või mingit muud infot siia lisada. Eelviimane küsimus on siis kontakti lahter, et siis palume siia jätta siis selle kontakti, kes täitis ankeeti, et siis vajadusel me saame täpsustavate küsimuste korral otse ühendust võtta. Ja viimaks, kui te olete ära lõpetanud, siis märkige see ankeet ka täidetuks. See info kaldub siis ka esilehele, et kui ma lähen siit esilehele, siis nüüd näiteks muutus see alushariduse puhul siin see ei jahiks. Et siin esilehel midagi muuta ei saa, et siin on kõik kaitstud. Aga kui siin märkida täidetuks, siis see kandub ka esilehele. Ja selle järgi saan ka mina aru, et te olete valmis selle ankeediga ja saan aru, kui kaugel te sellel protsessil olete. Ja kui kõik ankeedid on täidetuks märgitud, siis ma tean, et te olete küsimustikuga lõpuni jõudnud. See muidugi ei tähenda, et midagi lukus oleks, et kui te näiteks täidate mingi info ära siin, märgite täidetuks ja avastate natuke hiljem, et tegelikult tahaks mingit küsimust täiendada, siis võite seda teha. Et enne kui ei ole siis küsitluse lõpp, mis on siis 17. märts 2023, et enne ma siin mingid vastuseid alla laadima ei hakka, et senikaua võib julgelt täiendada, isegi siis, kui te olite juba midagi täidetuks märkinud. Nii, siis rohkem mul üldise ülesehituse kohta midagi lisada ei ole. Kas te tahaksite midagi küsida keskkonna või üldise ülesehituse kohta? Kui mitte, siis liigun siis edasi juba konkreetsete küsimuste juurde. Ja nagu ütlesin, siis vabandust, üks asi veel, nagu ikka, et 3 asja veel, mida tahaks välja tuua, on see, et me kontrollime kõik vastused ka üle. Et ebatäpsed vastused me eemaldame, kui me leiame, et see vastus ei sobi. Vastused avalikustatakse minu omavalitsuse veebilehel. Ja siis küsitlus on läbivalt 22 aasta kohta. Ja nüüd siis arengukava ankeet, aga nii, küsimus Aarel, palun. Jah, aitäh. Ma tahtsin küsida, et meil lihtsalt eelmine aasta oli selline situatsioon, kus te nagu muutsite ära mingid vastused, aga siis me pärast pidime neid uuesti muutma, sest tegelikult ikkagi vastas sellele, mis me olime kirjutanud, lihtsalt ei näinud, mingil põhjusel
konkreetset situatsiooni ei mäleta, aga et tegelikult ikkagi oli asjaolud nii, nagu me olime kirjutanud. Et kas ta selliseid asju... Loomulikult, kui tuleb pärast, me aktsepteerime ka pärast avaldamist ka igasuguseid parandusi, kui me näeme, et kas andmekorjel, kas on, vahest juhtub, et ühesõnaga ma aktsepteerime ka parandusi, et ju siis esimene vastus mingil põhjusel ei sobinud, et ma ei oska kommenteerida konkreetset varianti, et võib-olla oli mitmeti mõistetav. Ma ütlen ka, et ma täpselt ei mäleta ka seda situatsiooni, aga mingi igal juhul siuke asjaolu oli, et pärast me ikkagi muutsime tagasi. Loomulikult me oleme alati ka aktsepteerinud parandusi, et lihtsalt tuleb meiega ühendust võtta ja me saame parandused sisse viia, aga kõigile lihtsam, kui kohe alguses õigesti vastame, et siis on vähem tööd nii meile kui teile. Loomulikult. Ma liigun siis edasi arengukava küsimuste juurde. Et kõigepealt üldine info selle kohta, et nagu näete, siis arengukavade küsimused on muutunud, kui eelmine aasta oli siis igas valdkonnas 6 küsimust, siis nüüd me katsestame sellist metoodikat, et küsime rohkem küsimusi, aga kasutame siis nagu enesehindamise metoodikat, ehk siis küsime palju siis kas-küsimusi. Ja küsimused on samad siis kõigis valdkondades ja nende vastuste pealt siis pärast need vastuste saamist siis loome kriteeriumi, et hetkel nagu konkreetset kriteeriumi arengukavade kohta paigas ei ole, et siis sõltuvad nendest tulemustest, mis küsitlusest või küsitluste vastustest, et mis aspekte me arvesse võtame, võib juhtuda, et me ei võta kõiki küsimusi üldse arvesse, võib-olla, et mingid asjad on nagu olulisema kaaluga kui teised, et see töö veel seisab ees pärast siis vastuste saamist. Kõigepealt siis küsimus 1 on siis see, et kas konkreetne valdkond on üldse teie omavalitsuse arengukavas käsitletud, et võib arvesse võtta siis nii siis üldist arengukava kui ka siis valdkondlikku arengukava, aga mitte siis vastustes lähtuda siis mõnest maakondlikust arengudokumendist, et omavalitsuse enda arengudokument, kas siis üldine arengukava või siis valdkondlik arengukava. Ja siis küsimus 2 siis palub täpsustada, et kas teil on täpsustada siis neid dokumente või neid arengukavasid, millest te lähtute siis nendele arengukava küsimustele vastamisel. Võib ka mitu välja tuua, kui te lähtute näiteks nii üldisest kui ka valdkondlikust arengukavast. Siis küsimus 3, et kas kasutasite arengukava koostamisel valdkondlike probleemide tuvastamiseks avalikku statistikat, näiteks haridussilma statistikat Statistikaametist, võib-olla ka mingi muu statistika ja siis saab vastata siis jah, ei või ei ole teada. Ja kui olete neid statistikat kasutanud, siis kas arengukavas või siis selle koostamisel, kas te siis võrdlesite ennast nende andmete põhjal teiste omavalitsustega, et tuvastada näiteks probleeme mahajäämusi või siis ka neid aspekte, kus nagu seis hea on. Ja võrdlus võis olla näiteks maakonna teiste omavalitsustega, Eesti keskmisega, sarnaste omavalitsustega, ja miks ka mitte teiste riikide omavalitsustega. Ja siin saab samuti vastata jah, ei või ei ole teada. Ei ole teada variant on üldiselt sellepärast, et kui me räägime arengukava koostamisest, siis sellest võib lihtsalt olla nii palju aega möödas, et enam ei ole nagu seda infot võib-olla saada kuskilt, et mida täpselt, mis protsessid läbi tehti siis sel ajal, kui arengukava koostati. Siis küsimus 5, et kas arengukava koostamise raames analüüsiti valdkonna teenuste kättesaadavust ja paiknevust omavalitsuste erinevates piirkondades. Mõtleme siis koolide, lasteaed ja noortekeskuste kättesaadavust. Et siis teenuse kättesaadavuse hindamine võib olla näiteks nii ruumiline, kui kaugel elanikest on, füüsiline, kas nad on siis ligipääsetavad kõigile gruppidele ja ka ajaline. Ütleme, see pigem on nende noortekeskuste puhul ainult asjakohane näide, aga põhimõtteliselt kas need on nagu noortele sobivatel aegadel lahti. Ja siis jällegi saab vastata jah, ei ja ei ole teada. Siis küsimus 6. Kas arengukavas on valdkonna kohta sõnastatud strateegilised eesmärgid, mida arengukava perioodi jooksul saavutada? Ja strateegilise eesmärgi all mõtleme siis selliseid suuremaid eesmärke või soovitud muutusi ja mõju, mida siis omavalitsus soovib arengukava perioodi lõpuks saavutada. Et see võib olla selline näiteks kvaliteetse hariduse tagamine,
noorsootööteenus on kõigile kättesaadav. Et strateegiline eesmärk kindlasti ei ole see, kui teha mingi konkreetne investeering või tegevus. Näiteks hoone ehitus ei ole strateegiline eesmärk, et see on tegevus, mida tehakse siis selle suure eesmärgi saamiseks. Näiteks renoveerin koolimaja, et tagada siis kvaliteetne haridus. Kvaliteetne haridus on siis see strateegiline eesmärk. Siis küsimus 7 küsib, et kas nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on planeeritud tegevused, näiteks siis antud juhul on hoone renoveerimine või ehitamine, töötajate palkade tõstmine. Küsimus 8 täpsustab, et kui on tegevused, siis kas arengukavas või muus dokumendis, näiteks tegevuskavas on planeeritud tegevustele määratud ka vastutajad, et vastutaja ei pea olema kindlasti nimeliselt, vaid võib olla struktuuriüksus või allasutus. Küsimus 9, kas arengukavas või muus dokumendis on näiteks tegevuskavas, on arengukavas planeeritud tegevustele määratud ka tähtajad. Et need peaksid olema siis täpsemad kui lihtsalt, et arengukava perioodi lõpuks. Et näiteks esimese aasta lõpuks on need tegevused, teise aasta lõpuks need tegevused ja nii edasi. Küsimus 10. Kas valdkonna eesmärkide toetamiseks on seatud mõõdetavad ehk arvulised indikaatorid, tulemusnäitajad ja või mõjuindikaatorid, mis näitavad arengukavas seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkust? Indikaatori tulemusnäitaja on siis statistiline näitaja, mis iseloomustab siis kas olukord halveneb või paraneb. Et varasemalt oleme vastusest näinud, et kirjutatakse ka näitajaks või tulemusnäitajaks seda, et kas mingi tegevus on tehtud, näiteks et ehitasin hoone, et see ei ole indikaator, vaid see on tegevus. Et indikaatorite näited näiteks on, et kui suur osakaal lapsi on lasteaiateenusega hõlmatud näiteks. Või siis, et kui suur on kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal või mis on noorte rahulolu noorsootööga. Kui teil on indikaatorid seatud, siis me küsime ka hulga täpsustavaid küsimusi, et küsimus 11, et kas nendel indikaatoritel on arengukavas välja toodud ka algtase, ehk siis kus me olime arengukava koostamise hetkel. Siis kas nendel indikaatoritel on arengukavas määratud konkreetne sihttase, kuhu soovitakse jõuda või vähemalt trendisuund, kuhu poole soovitakse liikuda, et kas näitaja kasvab või kahaneb. Ehk siis eesmärk võib olla siis ka konkreetne, et kõik õpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele näiteks või võib ka siis olla üldisem, et näitaja peab paranema. Siis küsimus 13, et kas on määratud tähtaeg, mis ajaks soovitud sihttase soovitakse saavutada. Siin selleks, et oleks tähtaeg, ilmselt peab olema ka konkreetne sihttase, kuhu saavutada, et kui on lihtsalt kasvab või kahaneb, et siis see tähtaeg võib-olla nii hästi siia siis ei sobi. Aga see peaks jällegi olema täpsem kui lihtsalt, et arengukava perioodi lõpuks. Võivad olla ka vahe-eesmärgid näiteks. Ja viimaks küsime ka indikaatorite seire kohta, et kas toimub nende indikaatorite regulaarne seire. See võib olla näiteks iga-aastane seire ja siis kus vaadatakse, et kuidas ja kuhu siis need määratud indikaatorid liiguvad, et igas vaadatakse üle, et kas olukord siis paraneb või halveneb, et kas me liigume nende eesmärkide suunas, mis me oleme endale püstitanud. Ja siis veel indikaatorite osas, et kas see indikaatorite seire on avalikult kättesaadav ning lihtsasti leitav. Kui jah, siis palun kirjutage link. Et see võib olla nii dokument, näiteks KOV veebilehel, et iga-aastase seire kohta, et kus me oleme, võib ka olla eraldi veebilehel. Et näiteks Viimsi puhul on eraldi veebileht tehtud, kus nad avalikult välja kuvavad neid arengukava eesmärke ja need arengukava siis indikaatorid ja siis nende, kus seisus nad siis parajasti nendega on. Siis arengukavast järgmiseks küsimus 16, et kas arengukavas püstitatud eesmärkide seadmisel analüüsiti või lähtuti riiklikest eesmärkidest. Need on näiteks siis haridusvaldkonna arengukava 2021–35 või siis noortevaldkonna arengukava 2021–35. Aga võib olla ka mõni varasem riiklik dokument, mis ütleme siis kas valdkondliku arengukava koostamise hetkel näiteks riigil oli. Ja kui olete
arengukavast neid siis analüüsinud, siis küsimus 17 küsib veel täpsustavalt, et kas olete arengukavas siis või siis arengukava lisas või taustainfos või kuidagi viitena siis välja toonud selle, et kuidas siis omavalitsuse seatud eesmärgid on seotud riiklike eesmärkidega. Ehk siis need ei pea kindlasti ühtima, aga need võiksid olla ka paralleelselt välja toodud, et mis on riigi jaoks oluline ja mis on näiteks meie jaoks oluline. Küsimus 18 on siis tegelikult samaga 18-19, isegi on samad küsimused siis seoses maakondliku arengustrateegia eesmärkidega, et kas siis 18, et kas arengukavas püstitatud eesmärkide seadmisel arvestati maakondliku arengustrateegia eesmärkidega. Et siin saab ka vastata, et valdkond ei ole käsitletud maakondlikus arengustrateegias. Ja küsimus 19 samamoodi täpsustab, et siis et kui on arvestatud nende maakondlike eesmärkidega, et siis kas arengukavas või siis lisas või taustainfos on kuskil välja toodud, kuidas siis omavalitsuse eesmärgid on seotud siis maakondliku arengustrateegia eesmärkidega. Siis küsimus 20 küsib, et kas arengukavas on planeeritud valdkonnas ühiseid tegevusi teiste omavalitsustega. Kui ei ole, siis küsime täpsustavalt, et kas arengukava väljatöötamisel analüüsiti siis tegevuste elluviimist koostöös teiste omavalitsustega. Näiteks analüüsiti mingi alternatiivina või et kas võib-olla analüüsiti, aga näiteks polnud mõistlik, et siis näiteks see läheb siin arvesse. Ehk siis ei pea olema lõplikku tegevusi planeeritud, vaid võib olla ka näiteks analüüsitud, et kas on mõistlik või mitte. Ja siin saab ka vastata, siis ei ole teada, kui seda infot ei ole kuskilt võtta. Ja viimaks siis arengukava küsimus number 22, et see on siis ainult siis alushariduses ja põhihariduses. Et kas olete siis arengukava väljatöötamisel analüüsinud siis alushariduse ja siis põhihariduse teenuse vajadust lähtudes teie omavalitsuse rahvastikuprognoosist. Et näiteks, et kuna on näha siis laste arvu vähenemist, et siis kas on näha ka vajaduse vähenemist siis vastavate teenuste järele. Kui ei ole, siis vastake ei, et kui olete analüüsinud seda seost, et kuidas laste ja noorte arv muutub ja selle seost siis alushariduse põhihariduse teenusega, et siis vastake jah. Nii, kas arengukava küsimuste kohta on täpsustavaid küsimusi? Kui ei ole, siis ma liigun edasi hoonete ligipääsetavuse küsimusteni. Samamoodi siis kõigis alushariduse, põhihariduse ja noorsootöö valdkondades. Et siin nii palju eelinfot, et vanasti olid need hoonete ligipääsetavuse küsimused ainult noorsootöö valdkonnas, aga nüüd siis sügisel käis koos ligipääsetavuse töörühm, kes siis töötas välja siis või täiendas siis meie veebilehel mõõdetavad siis ligipääsetavuse valdkonda ja siis nemad leidsid, et peaks ka siis haridushoonete puhul seda hoonete ligipääsetavust mõõtma. Ja siis alushariduses on need küsimused siis 48-56, põhihariduses küsimused 27-35 ja noorsootöös siis 54-63. Ja esimene küsimus on siis see, et kõigepealt tuleb kirjutada, et mitu siis omavalitsusele kuuluvad siis kas munitsipaalkooli, lasteaia, noortekeskuste ja huvikoolide hoonete ja omavalitsuses on. Ja siis järgnevalt tuleb märkida siis iga siis aspekti kohta siis ka arved, kui mitmes hoones on siis olemas teatud nõuded või nõuded täidetud. Ehk siis esiteks tuleb märkida nende hoonete arv, kus on olemas nõuetekohane ilmaparkimiskoht. Ehk siis näiteks see asub siis, võiks asuda hoone sissepääsule lähedal, eraldi tähistatud, kõva kattega, piisavalt lai, madalad äärekivid kõnniteel näiteks, et sa saad sealt parkimiskohast ilusti edasi liikuda. Siis järgnevalt siis nende hoonete arv, kus on takistuseta ligipääs hoonesse, näiteks siis madalad äärekivid, kõva kattega juurdepääsutee, astmeteta tõus, kaldtee olemasolu. Seejärel nõuetekohane liikumiste siseruumis, juhtteed, takistuseta liikumine eri tasapindade vahel, madalad lävepakud,
mitmekordsete hoonete puhul siis ka tõstukid ja liftid, et näiteks ratast olev inimene saaks ka teisele korrusele, kui seal mingid tegevused toimuvad. Ma näen, et on ka üks küsimus tulnud vahepeal, et palun, Aare. Ja, aitäh. Vabandust, ma olen täna kuidagi soone peal. Lihtsalt küsimus need märgistused, ala see Inva parkimiskoht on ju. Et kuna neid puhul on tegemist ikkagi nii hajaasustusega, siis mõne hoone puhul, et mille jaoks me paneme selle plagu sinna üles, et seda ei ole mitte kellelgi vaja, selle järgi ei ole mingit vajadust, aga samas hinnang tuleb, et teil ei ole nõuete kohast, ei vasta nõuetele nii-öelda. Jah. Me oleme ka seda kriitikat ka varem saanud ja selle hoonete ligipääsute osas ma ütlen veel selle aspekti ära, et siin ka kriteeriumid veel paigas ei ole, et hetkel see on ka natuke siin andmekorja moodi, et me vaatame, mis see olukord on ja siis selle pinnalt siis paneme need konkreetsed kriteeriumid paika. Et on võimalik, et me ei võta siis kõiki neid, siin kokku on 7 aspekti, et me ei võta kõiki neid arvesse või siis näiteks me hetkel näeme ka, et need on hästi karmid, need hoonete ligipääsetavuse kriteeriumid, aga nendest tulemustest lähtuvalt siis me vaatame üle ja äkki on võimalik kuidagi leebemalt läheneda sellele. Et vastage kindlasti selles mõttes ikkagi ausalt nendele ja ütleme, me siis lähtuvalt nendest tulemustest siis kujundame need kriteeriumid, mis oleksid mõistlikud. Eks see on ilmselge, et kõik sõltub ju sellest ka, et kui suur hoone on, et mis asjad üldse mida peaks arvesse võtta ja mida mitte. No see on tegelikult ju lõpuks määrab ära tarbimine ju, et mida kasutabki vastav sihtgrupp ja saab sellega väga hästi hakkama, aga tõesti seal ei ole seda märkina. Mitte midagi ei juhtu sellest. Inimesed, kellel on vaja, kelle jaoks see märk oleks, ikkagi tarbivad seda. Ma saan aru, aga ütleme, need nõuded ikkagi tegelikult on olemas nendele parkimiskohtadele ka, et see ei ole päris laest võetud. Oluline on, et keegi ei jääks teenusest ilma selle tõttu, et aga jah, nagu kommentaar tegelikult ma näen, et on ka, et tegelikult see märk ei ole ka ainus kriteerium, et siin on ka muud asjad, mida arvesse võtta. Ja kui te hindate seda, et kas on nõuetega Inva parkimiskoht olemas, et siis lähtuge sellest, et kas teie hinnangul on need meetmed piisavad, et tagada erivajadustega inimestele ligipääs. Et kui niimoodi läheneda, siis see lähenemine natuke paindlikum. Et ma kindlasti ei taha, et oleksid need nii, et umbes, et peaks võtma mingi määrus ette, hakkama mõõtma parkimiskoha laiust ja seda, et see ei ole päris see eesmärk, vaid et oluline on see, et ikkagi see ligipääset oleks tagatud ja kui teie hinnangul need meetmed on piisavad, siis pange see selles mõttes kirja. Vaatame edasi. Siis nõuetekohane Inva tualettruum. Kas põhimõtteliselt tualettruumi puhul peaks seda siis vaatama, et kas see on piisavalt suur, kas seal on vajalik inventar, et põhiasi on see, et WC-pott koos käetugedega, madal kraanikauss. Ka võiks olla vastavalt tähistatud, aga tähistusest ainuüksi on ei piisa, et peab olema ka see vajalik inventar seal sees. Ja siis veel paar sellist, või see on veel kolm aspekti veel, et juhte sissepääsuni, et märkige hoonete arvu, kus on olemas juhte sissepääsuni, et see juhte on siis selline, nagu näha siis siin pildi peal, et selline taktiilne sillutis, mille pealt siis nägemispuudega inimene leiab selle hoone sissepääsu ülesse. Siis piktogrammid. Tuleb märkida nende hoonete arvu, kus on piktogrammid olemas, et piktogrammid all me siis mõtleme sellist, need on siis ikoonid ja sellised asjad, mis võimaldavad siis hoones siis keelebarjääri või muu takistuse korral orienteeruda. Ehk siis näiteks hoones, arvestage siis nende olemasolu siis piisavaks siis, kui inimene suudab hoones nende abil sellise põhilise, nende abil orienteeruda, et näiteks leida lifti või WC või väljapääsu. Mõned näited ka, et näiteks
piktogramm on selline näiteks, et see näitab, et paremal pool asub see invalift. WC asub otse ees. Ka infopunkt näiteks on nagu, see on piktogramm, et inimesed saavad aru, et sealt ma saan täiendavat infot küsida. Samamoodi ka näide näiteks kaldtee olemasolust. Eks ainult sellest ei piisa, et kui lihtsalt on WC ukse peal see silt, et tegemist on, ütleme, naiste või meeste WC-ga, mis ka olemuselt on nagu piktogramm, vaid pigem ongi mõeldud seda, et siis nende abil võiks saada siis hoones orienteeruda. Ja siis silmusvõimendid, neid me küsime ainult noorsootöö puhul. Et siis tuleb märkida nende noortekeskuste arvu, kus on olemas silmusvõimendid. Ja see on selline tehniline lahendus, kus siis mis siis tekitab ruumi siis sobiva tugevusega magnetvälja ja siis see magnetväljas saab siis kuldaparaadiga kuuldav inimene siis näiteks teatrietendusel või teenindusleti juures või ütleme mingis muus saalis kõnelejat otse kuulda. Ehk siis nagu näha, siis see heliallikas nagu läheb otse läbi selle silmuse siis kuldaparaati. Vastasel juhul on lihtsalt see, et see taustamüra võib üsna palju segada ja inimene tegelikult ei kuule, kellel on siis seda kuldaparaati hästi seda sisu, mida kuulma peaks, et muu taustamüra hakkab segama, siis see lahendus võimaldab seda vältida, et inimene kuuleb seda, mille jaoks ta näiteks sinna, mida ta kuulma läks sinna teatris näiteks. Ja nagu ma ütlesin, siis nende pealt siis 7 aspekti pealt siis tuleb, teeme kokku siis kriteeriumid. Aga täpsemalt ma ei saa praegu öelda või ei oska öelda, kuidas kriteeriumi sõnastus täpselt tuleb, et vaatame need tulemusi ja nende põhjal siis kujundame siis mõõdikud. Ja ligipääsetuse puhul veel on siis see küsimus ka kõigis valdkondades, et kas teie omavalitsuse või siis lasteaedade, koolide, noortekeskuste ja huvikoolide kodulehtedel on siis avalikustatud info hoonete ligipääsetavuse kohta. Ehk siis see tähendab seda, et kui et ikkagi iga hoone kohta võiks see info kuskil olemas olla, kui hästi või halvasti ta ligipääsetav on, et siis erivajadusega inimene saab siis arvestada sellega, et kas ta näiteks, et kui kaldtee puudub, et siis on eraldi kirjas seal või kui need võimalused on olemas, siis need oleks ka kirjas, et ta teab, et inva-WC on olemas, et inva-WC ja kaldtee ja sissepääsu võimalus olemas, et siis ta saab seda teenust tarbida. Ja selle siis olemasolul tõenäoliselt on siis baastaseme kriteerium. Piktogrammide puhul jah, ei ole mingit miinimumarvu või loetelu, mida ühe hoone puhul arvesse võtta, kuna lihtsalt hooned on nii erinevad, et väga raske on öelda sellist, mis see nagu selline, raske öelda, mis see arv on, lihtsalt mõelge selle peale, et kuidas nende piktogrammide abil on võimalik hoones orienteeruda. Jah, tehniliselt on ka varuväljapääsu silt muidugi piktogramm, aga seda ka mitte arvesse võtta, et see nõue tuleb mujalt tuleohutuse poole pealt, et see ei ole päris ligipääsetavuse pool, mida arvesse võtta. Aga kas on veel küsimusi selle ligipääsetavuse ploki kohta? Kui praegu küsimusi rohkem ei ole, siis ma liiguks edasi ja tutvustan siis nüüd alushariduse küsimusi. Esiteks siis lasteaia arengukava. Küsimus 23, et kas kõikidel munitsipaallasteaedadel on kehtiv arengukava vähemalt 3 aasta tegevuskavaga? Saab vastata vastavalt jah või ei. Ja kui on olemas, siis on baastase saavutatud. Küsimus 24, et kas kõigi lasteaedade arengukavad on koostatud sisehindamise tulemusi arvestades? Ja samamoodi saab vastata siis jah või ei. Rõhutan sõna kõigi. Ja kui on, siis on saavutatud edasijõudnud tase. Ja siis küsimus 25, et kas teie omavalitsusel on vastu võetud spetsiifilised lasteaedade arengut käsitlev kvaliteediraamistiku arengukavade koostamise juhend, millest lähtudes lasteaedasid arendatakse. Kui jah, siis palun sisestage selle juhendi või raamistiku pealkiri, näiteks Tartu lasteaedade kvaliteedi kokkuleppe. Ja see on siis eeskujuliku taseme mõõdik. Siis
Vahepeal tuli üks küsimus ka ligipääsetuse info kohta, et kus oleks sobivam see märkida, et veebilehtedel on palju infot. Ütleme, siin ei ole ühest nagu õiget lahendust, et seal, kus inimesed üles leiaksid selle, et ma arvan, hoonete kirjelduse juures näiteks kuskil või näiteks ütleme see aadressi või asukoha info juures näiteks, ma arvan, on üks hea koht, kus märkida näiteks, et kuni inimene otsib, et kus kohas see hoone on, siis seal juures näiteks oleks see info märgitud. Ma arvan, et see on selline koht, kus üles leitakse. Aga see ei ole ainus lahendus, siin võib olla veel häid kohti. Kui tulen alushariduse juurde tagasi, et nüüd lasteaeda vastuvõtu kord. Et kas teie omavalitsusel on olemas lasteaedadesse vastuvõtmise kord? Kui jah, siis palun kirjutage selle korra pealkiri. See on siis baastase, kui see olemas on. Siis kas kõikides munitsipaallasteaedades on osaajaga kohtade kasutamise võimalus, millega kaasneb ka väiksem kohatasu. Selles vastata jah või ei. Siin on see aspekt ka, et vastake jah ka sellisel juhul, kui teie kohatasu on alla 5% töötasu alammäärast, ehk siis 2022. aastal oli see 32,7 eurot. Et sellisel juhul, kui see kohatasu on nii väike, siis ka vastake jah. Ja küsimus 28, siis eeskujuliku lävendi jaoks, et kas teie omavalitsus võimaldab lastel käia erinevates lasteaedades, sealhulgas erinevates omavalitsustes, tulenevalt lastevanemate elukorraldusest. Kui jah, siis palun selgitage, kuidas see võimaldatud on. See on selline näide näiteks, et kui ütleme, vanemad on lahus ja laps on vahepeal ühe vanema juures ja teise vanema juures, et siis võib olla vajadus sellise teenuse järgi. Nüüd, kuigi see kriteerium on lasteaeda vastuvõtu kord, siis sellele küsimusele võib tegelikult vastata laiemalt, et ei pea olema tingimata just selles lasteaeda vastuvõtu korras reguleeritud, vaid võib olla ka kuskil mujal. Ühesõnaga lihtsalt selgitage, kuidas see võimaldatud on. Siis lasteaia hoolekogu. Kõigepealt baastaseme küsimus, et kas kõikides munitsipaallasteaedades on olemas hoolekogu. Vastavad siis jah või ei. Siis edasijõudnud taseme puhul, et kas teie omavalitsuses on kehtestatud hoolekogu tööpõhimõtted. Kui jah, siis palun tooge vastavast korrast näide. Et see võib olla näiteks lasteaia põhimääruses või hoolekogude moodustamise korras. Ja eeskujuliku taseme puhul on siis 2 küsimust. Et küsimus 31 küsib, et kas te olete kaasanud lasteaedade hoolekogude liikmeid alusharidust puudutavatesse otsustesse. Kui jah, siis tooge 22. aastast vähemalt üks näide. Näiteks, et hoolekogu arvamust võetakse kuskil arvesse ja siis see arutelu kajastub protokollis. Ja küsimus 32, et kas teie omavalitsus on koolitanud lasteaedade hoolekogude liikmeid seoses hoolekogu tööga. Kui jah, siis palun tooge 22. aastast vähemalt üks näide. Ja kui kumba olete teinud, siis on eeskujulik tase täidetud, et ei pea olema mõlemaid, vaid piisab ühest. Siis e-lahendused, et kas teie omavalitsuses on kasutusel e-lahendus lasteaedade vastuvõtu korraldamiseks. Kui jah, siis sisestage selle e-lahenduse nimi. Ja kui selline lahendus olemas on, siis on saavutatud edasi jõudnud tase. Nii, miski pärast slaidid läksid kinni, panen kohe tagasi. Siis järgmiseks küsimus 34 on siis lahtiolekuaegade paindlikkus. Kas teie omavalitsuses on tagatud munitsipaallasteaia teenuse kättesaadavus läbi aasta, ehk siis sealhulgas ka suvekuudel? Vastake jah, kui on ja ei, kui ei ole. Küsimus 35 on, et kas teie omavalitsusel on valmisolek vajadusel tagada lasteaia teenus tööpäevaringselt, sealhulgas nädalavahetusel? Kui teil on selline valmisolek olemas, siis vastake jah, kui ei ole, siis ei. Ja need on siis vastavalt edasijõudnu ja eeskujuliku taseme lävendid. Siis alushariduse info kodulehel. Küsimus 36 küsib, et kas teie omavalitsuse kodulehel on teave kõikide munitsipaallasteaedade kohta koos lahtiolekuaegadega või viited vähemalt siis lasteaedade veebilehtedele.
Kui jah, siis sisestage omavalitsuse asjakohane veebilehe link. Et siin me tahame saada siis KOV-i enda kodulehel, kus see info on välja toodud. Et kogu see info ei pea muidugi olema kõik KOV-i lehel, vaid seal võib olla siis ka viide siis munitsipaallasteaedade veebilehtedele. Kui see info on olemas, siis on baastasse saavutatud. Ja küsimus 37, et kas kõikidel munitsipaallasteaedadel on oma veebileht või võib-olla ka tegelikult võib-olla ka omavalitsuse kodulehel või siis ka selline lasteaedade ühisleht. Ja seal võiks olla siis suurem osa siis järgnevast infost, mis slaidil välja toodud on, et lasteaia tutvustus, kontaktandmed, info lapsevanematele, näiteks laste vastuvõtt, rühmade info, lahtiolekuajad, personal, hoolekogu tugiteenused, uudised ja teated, õppekasvatus, huvitegevuse põhimõtted ning korraldus, sealhulgas projektid ja põhilised dokumendid nagu põhimäärus, arengukava, õppekava, tegevuskava ja nii edasi. Ja siia siis me ei taha linke saada, vaid me tahame sellist jah-ei vastust. Ehk siis, kui te tunnete, et kõik see info on tegelikult avalikult kättesaadav piisavas mahus, siis vastake jah. Kui te näete, et on puudujääke selles osas, siis vastake ei. Siis järgmine kriteerium on lasteaiakohtade puudumisel soodustatakse eralasteaedade osalust. Siis kõigepealt on sellel ees filter küsimus 38, ehk siis kas teie omavalitsuse munitsipaallasteaedades on omavalitsuste lastele piisavalt lasteaiakohti alushariduse vajaduse ärakatmiseks. Ja siis saab vastata, et teil on kohti puudu või kohti on piisavalt. Nüüd, kui kohti on piisavalt, siis järgnevatele küsimustele vastama ei pea. Kui kohti on puudu, siis peab. Nii, küsimus 39, et kas teie omavalitsuses on vastu võetud määrus, mis reguleerib omavalitsuse rahalise toetuse eraldamist lapsevanemale teenuse kasutamiseks eralasteaedades või lastehoidudes. Kui jah, siis kirjutage selle määruse pealkirja vastuvõtmise aeg. Siis sellisel juhul olete saavutanud edasijõudnud taseme, kui see olemas on. Ja küsimus 40, et kas teie omavalitsuses küsitakse eralasteaia või hoiu lastevanematelt samasugust kohatasu, mis munitsipaallasteasutuste lastevanematelt. Ehk siis just nende puhul, kes ei saanud siis munitsipaallasteasutuse kohta, kuna kohti ei olnud piisavalt. Ja kui see tasu on sama, siis vastake jah, kui ei ole, siis vastake ei. Ja kui on sama, siis on saavutatud eeskujulik lävend, et lastevanemaid koheldakse ühetaoliselt. Ja kui teie omavalitsuses on kohti piisavalt, siis seda kriteeriumit lihtsalt ei hinnata teie puhul. See ei mõjuta kuidagi teie tulemust. Rahaline kättesaadavus, kui suur oli 22 aasta lõpu seisuga teie kohalikus omavalitsuses oma elanikele kõige kõrgem võimalik munitsipaallasteaia kohatasu eurodes. Siis küsimus 42, et kas teie omavalitsus on kehtestanud määrusega eraldi soodustusi munitsipaallasteaedade osalustasus paljulapselistele peredele? Kui jah, siis palun viidake määruse paragrahvile. Siis küsimus 43 on sama küsimus, aga vähese sissetulekuperede kohta. Kas on soodustusi neile? Osalustasus samamoodi tuleb siis konkreetsele paragrahvile viidata. See on siis küsimus 42-43 on siis, vabandust, 44 on ka tegelikult edasinud taseme puhul, et kas teie omavalitsuse elanikel on soodustuse saamiseks välistavaid tingimusi? Kui jah, siis ka samamoodi jälle määruse paragrahvi viidet tuleb välja tuua siin. Ja soodustuse saamiseks välistavad tingimused on siis näiteks, et teatud vanusegrupis ei saa soodustusi või siis näiteks, et mitme lapse soodustuse saamiseks peavad mõlemad lapsed käima samaaegselt lasteaias. Et sellised näited. Ja kui on soodustused olemas, siis paljulapselistele peredele ja toimetulekuraskustest peredele ning siis puuduvad need soodustuse saamist välistavad tingimused, siis on edasijõudnud tase saavutatud. Ja eeskujuliku taseme puhul siis antud kriteeriumis kasutame siis riigi raha ehk siis saldoandmike andmeid, ehk siis vaatame, kui suur osa on siis lastevanemate makstud tasu alushariduse kuludest. Nii, ja siis jõuame sellise kriteeriumini või sellistele küsimustele, mis puudutavad sellist kriteeriumi nagu 1–2 aastaste hõlmatusteenusega.
Siin me küsime täiendavaid küsimusi, kuna see all olev kriteerium, mis siin välja toodud on, see on üks väike viga küll, aga kriteeriumi nimi on 1–2 aastaste hõlmatusteenusega. See on väga palju kriitikat saanud omavalitsuselt, et need, kuna ühelt poolt riik soosib selles vanuserühmas laste puhul, et vanemad on nendega kodus ja seetõttu nagu need lävendid, mis siin on, 40, 60 ja 80% on liiga kõrged. Et see kriteerium läheb muutmisele, aga kuna EHIS-es olevad andmed ei ole terviklikud, näiteks on puudu eralastehoiu andmed, siis küsime täpsustavaid küsimusi, mida me siis siin kriteeriumis saame edaspidi arvesse võtta. Esimene küsimus 45 on siis, et kas toetate 1–2 aastaste laste eralastehoius käimist selliselt, et lapsevanema kohatasu ei oleks kõrgem kui munitsipaallasteaias. Ja siis vastatage siis jah või ei. Ja kui jah, siis küsimus 46 küsib täpsemalt, et siis palun kirjutage siia siis nende 1–2 aastaste laste koguarv, kes käivad eralastehoius omavalitsuse vastava toetuse abil. Ja seda palume siis välja tuua siis eelmise aasta detsembri lõpu seisuga. Ja küsimus 47, et kas teie omavalitsus toetab rahaliselt lapsevanemad, kes on 1–2 aastase lapsega kodus? Kui jah, siis palun kirjutage siia, kui suur see toetus 2022. aastal oli. Ja kui see on aasta jooksul muutunud, siis lähtuge sellest nende viimasest seisust, mis aasta lõpu seis oli. Et siis nende küsimuste abil ja tõenäoliselt ka need protsentide lävendite siis langetamist, mis all välja toodud on, et selle abil me teeme selle kriteeriumi natuke ümber. Ja seejärel siis on siis alushariduses need hoonete ligipääsetavuse küsimused, mida ma juba tutvustasin. Nüüd ja sellega siis lõpebki alushariduse ankeet. Kas teil on nende küsimuste kohta täiendavaid küsimusi? Tere, mul on küsimus. Küsimus number 27, see töötasu alammäär. Siis meie näiteks oli see summa 29,20 senti, sellepärast, et 5% töötasu alamäärast, aga miinimumpalk võetakse eelmise aasta miinimumpalga, siis see tähendab, et 29 eurot, siis sellel aastal juba 32,7, sellepärast me võtame eelmise aasta miinimumpalga. Minu arvates teistes omavalitsuses samamoodi, et ma küsin. Selles mõttes ma ei saa vastata jah, 5%, jah, aga summa mitte 32, vaid 29, sellepärast võetakse eelmise aasta miinimumpalga. Vot selline küsimus, et... No te saate ikkagi sellele küsimusele jah vastata, sest et see kohatasu on ju väiksem kui 32,7, siis kuna me küsime, et ta ei pea olema täpselt sama, vaid ta võib olla ka väiksem, et selle tõttu on kõik nagu hästi. Olgu, tänan. Kas on veel küsimusi? Mul on küsimus lastele, kes on 1–2 aastat vana nende hõlmatusteenusega. Kui kohalik omavalitsus võimaldab nende laste viibimist munitsipaallasteaias, kuidas te seda hinnate? Seda me hindamegi selle sama kriteeriumiga, et need andmed me võtame siis EHIS-est ja kui lapsed on munitsipaallasteaias, siis need andmed ilusti jooksevad sinna EHIS-esse kokku. Selge. Jah, et need me võtame registritest, neid me küsima ei pea eraldi. Et me küsime ainult neid andmeid, mida me ei saa kuskilt registritest. Aitäh. Rohkem küsijaid vist ei ole. Siis ma liigun põhihariduse juurde. Põhiharidus on veidi lühem ankeet. Küsimus 23. Kas teie omavalitsusel on olemas hoolekogude moodustamise ja tegutsemise kord? Kui jah, siis palun sisestage selle pealkiri. Ja kui see on olemas teil, siis on saavutatud baastase. Seejärel koolijuhtide arenguvestlused. Küsimus 24, et kui paljude munitsipaalkoolide juhtidega peeti 22. aastal arenguvestluseid. Ja siis palume teil hinnata, siis, et kas mitte kellegagi, mõnega, pooltega, enamikega või kõigiga. Ja kui olete pooltega arenguvestlused pidanud,
siis saavutate edasijõudnud taseme ja kui kõigiga, siis olete eeskujulikul tasemel. Siis haridusvaldkonna teenistuja. Küsimus 25, et kas 22. aastal oli omavalitsuses eraldi palgal haridusvaldkonna kuraator või valdkonna juht, välja arvatud siis abilinnapea või abivallavanem. Kui jah, siis palun kirjutage selle ametikoha nimetus. Ja küsimus 26 küsib, et millist haridustaset see valdkonna kuraator või juht omab. Ja siis saab valida kas keskharidus, keskeri, kõrgharidus, magister või doktor. Ja kui teil on olemas see valdkonna kureerija, olete edasi tasemel. Ja kui sellel valdkonna juhil on vähemalt magistriharidus, siis olete saavutanud eeskujuliku taseme. Seejärel on koolivanemate ligipääsetavuse küsimused ja põhihariduse kohta meil rohkem küsimusi tegelikult ei olegi, sest seal enamik andmeid saame ilusti registritest kätte. Kas on põhihariduse puhul teil küsimusi? Kui ei ole, siis ma liigun nii, palun Kaspar. Ja aitäh. Mul on kommentaar, et hakkasin lihtsalt mõtlema, et kui põhihariduse juures küsitakse, et kui paljudega siis kohaliku omavalitsuse juhtide koha pealt siis neid arenguvestlusi teeb, siis alushariduse kontekstis sellist küsimust ei ole. Näiteks Tartu linnas on ka see alusharidusjuhtidega arenguvestluste läbiviimine täiesti elementaarne ja oluline. Võtame selle märkuse kaasa, et taustaks lihtsalt, et need kriteeriumid töötatakse välja meil töörühmades ja eks erinevatel töörühmadel tulevad erinevad mõtted, et mida on oluline mõõta ja mida mitte. Et selline, me võtame selle märkuse siit kaasa, et tulevikus seda ka laiendada. No absoluutselt, aitäh selles mõttes, et ma ise olen ka selle töörühma liige ja ma isegi mäletan neid arutelusid, aga lihtsalt mõtlen, et samamoodi on alushariduse valdkonnas lastedetektor samamoodi ääretult oluline ja tema arengu seiramine nagu üldhariduskooli juhi puhul, et selles mõttes on see kindlasti oluline võib-olla tuleviku vaates. Aitäh. Nii. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma liigun siis noorsootöö juurde. Noorsootöö puhul on küsimusi veidi rohkem. Küsimus 22, et siis kas teie omavalitsuses on olemas noortevolikogu? Vastaks siis jah või ei. Ja kui on olemas, siis küsimus 23 küsib täpsemalt, et kas toimuvad ka noortevolikogu valimised. Ja kui jah, siis palun sisestage toimiva noortevolikogu viimase koosseisu valimise kuupäev. Et see võib olla ka varasem kui 22. aastal. Ja Aare, palun. Jah, aitäh. Kas seda valimiste all peetakse silmas, mis vormis valimisi? Ülevallalisi, avalikke, need on lihtsalt need formaadid on väga erinevad. Siin on ühe paragrahvile ka viidatud, et noorsootöö seaduses paragrahv 9, selle alusel. Jah, okei, thanks. Ja kui teil noortevolikogu olemas on, siis olete edasi jõudnud tasemel ja eeskujulik siis, kui toimuvad ka valimised. Siis noorteühenduste toetamine, kas teie omavalitsuses tegutseb noorteühendusi, see on selline filteri küsimus kõigepealt, et kui ei tegutsed, siis ei pea järgnevatele küsimustele vastama, aga kui tegutseb noorteühendusi, siis kas küsimus 25 küsib tähtsamalt, et kas teie omavalitsus toetab rahaliselt noorteühendusi, kui jah, siis palun nimetage vähemalt üks noorteühendustele eelmisel aastal antud toetus. See käib siis edasi jõudnud taseme kohta. Ehk siis üksikkorras toetamine. Küsimus 26, siis kas on kehtestatud noorteühenduste toetamise kord? See võib olla ka muu korra osa, et peab olema eraldi, aga noorteühenduste toetamine peab olema siis eraldi välja toodud. Kui jah, siis palun sisestage selle korra pealkiri, näiteks Tartu linna noorsootööprojekti või programmi toetus. Ja siin siis see märkus, et kui te selle korra välja toote, siis et huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korrad siin arvesse ei lähe, et need on mõeldud pigem noortele tegevuste pakkumiseks. Et siin on mõeldud pigem seda, et noored saaksid siis taotleda raha siis endale meeldivate või huvipakkuvate tegevuste endale meeldivate tegevuste tegemiseks. Et need on natuke erinevad asjad. Ja kui see eeskujulikul tasemel on siis see, et kui on
et ei pea olema kord, vaid võib olla ka see, et on komisjon. Küsimus 27 küsib, et kas on moodustatud toetuste määramise komisjon. Vastata jah või ei. Ja küsimus 28 küsib, et kui see komisjon olemas on, et siis kas selle komisjoni tegevusse on kaasatud mõni noorte organisatsioon või huvirühm. Et kui jah, siis palun nimetage selle noorte organisatsiooni või huvirühma nimi. Näiteks noortevolikogu võib olla sinna kaasatud. Et siin arvesse ei lähe siin need KOV ameti või hallatava asutuse teenistujad. Mõeldud ikkagi noorte organisatsioone või huvirühmasid. Ja kui on siis kas kord või komisjon, siis on eeskujulik tase täidetud. Aare, kas sul on käsi püsti jäänud või seda veel küsida? Jah, sain vastuse. Siis järgmiseks noorte valdkonda käsitlev komisjon. Küsimus 29, et kas on moodustatud noorte valdkonna eest vastutav volikogu komisjon, et see võib olla ka muu nimega, et selle ei pea see sõna noor välja toodud olema, aga tema tööülesanne peab olema siis muuhulgas ka noorte valdkond. Saab vastata jah või ei, ja kui vastate jah, siis palun kirjutage selle koosseisu või selle komisjoni nimetus. See on siis baastase. Siis edasijõudu tasemel küsime küsimus 31 ja 32, et kas noorte valdkonna teemad on komisjonis käsitletud. Kui jah, siis palun tooge üks näide, eks lisage viide mõnele protokollile, kus need teemad on läbi käinud. Ja küsimus 32, et kas noored on kaasatud selle komisjoni töösse, et lisaks valitud volikogu liikmetele. Palun tooge näiteks viide siis protokollile või vajadusel täpsustage, et kui see sealt välja ei tule, et näiteks on kutsutud noorte volikogu liige mingi arutelu juurde. Ja need on siis, kui mõlemad on jaatavalt vastatud, siis on edasijõudnud tase täidetud. Ja küsimus 33 küsib, et kas komisjoni koosseisu kuulub ka alla 26-aastaseid isikuid, ehk siis kas sinna kuulub noori, saab vastata jah või ei. Ja kui kuulub, siis on eeskujulik tase saavutatud, kui ei kuulu, siis mitte. Siis noorsootöö kvaliteedi hindamine. Küsimus 34, et mis aastal viisite viimati läbi noorsootöö kvaliteedi hindamist. Palun kirjutage aastanumber. Ja noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on siis töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi. Ja siis tulemuste pinnalt siis planeerida edasisi tegevusi ja arengut. See on siis harjunaosaline definitsioon. Ja kui on tehtud viimase 4 aasta jooksul, siis on baastase saavutatud. Küsimus 35, et kas noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemused on ka avalikustatud. Kui jah, siis palun lisage vastav link. Kui on, siis on edasijõudnud tase saavutatud. Ja küsimus 36, et kas strateegilised dokumendid, näiteks arengukava, eelarvestrateegia ja nii edasi, on koostatud siis kvaliteedi hindamise tulemusi arvestades. Ja kui jah, siis palun tooge näide, et mismoodi neid tulemusi on arvesse võetud. Ja kui see on täidetud, siis on ka eeskujulik tase täidetud. Järgmiseks noorte ja noorsootöötajate tunnustamine. Küsimus 37 siis käib edasijõudnud taseme kohta, et kas teie omavalitsuses on kehtestatud noorte või noorsootöötajate tunnustamise ja premeerimise kord. Et jällegi see võib olla ka muu nimetusega see kord, aga seal peab olema siis eraldi ette nähtud noorsootöötajate tunnustamine ja premeerimine. Ja kui jah, siis palun sisestage selle korra pealkirja või vastav link. Ja selle kriteeriumi puhul on seda välja, et siis alla 5000 elanikuga me antud kriteeriumi puhul või seda ei hinda. Omavalitsuste puhul. Ja eeskujuliku taseme puhul on siis rohkem, on 3 küsimust. Et küsime siis konkreetset tunnustamist, et küsimus 38, et kas eelmisel aastal tunnustati teie omavalitsuse noorte valdkonna töötajaid. Küsimus 39 küsib, et kas tunnustati noori. Küsimus 40 siis, et kas tunnustati noorte valdkonda edendavaid tegevusi. Ja iga ühe puhul siis, kui on tunnustatud, siis palun tooge siis üks näide, et tooge siis välja, mille eest siis tunnustus välja anti. Ja selle viimase puhul siis noorte valdkonda edendavaid tegevusi. Et selle vastus võib nagu kattuda ka eelneva 2-ga. Ei pea kindlasti olema siin 3 täitsa eraldi, vaid see viimane võib olla siis ka sama, mis üks eelmisest 2-st.
Ja kui on kõiki kolme siis tunnustatud, siis saavutatakse eeskujulik tase. Seejärel koostöövõrgustik, küsimus 41. Siin ma nüüd ütlen selle ära, et siin kuni eilse õhtuni oli siin selles küsimuses viga sees, et see küsimus oli vale. Ma parandasin selle eile ära. Siin oli siis kogemata oli siis läinud siis järgmise küsimuse sõnastus siia küsimus 41, aga nüüd nagu see slaidil on, nii nagu see nüüd küsitluses on, nii on õige. Küsimus 41. Et kas noortevaldkonna töötajaid on kaasatud teie omavalitsuses mõnda valdkonna spetsiifilisse koostöövõrgustikku? Näiteks siis noortekeskuste ja huvikoolide koostöögrupp. Kui jah, siis palun kirjutage millisesse. Ja kui on kaasatud, siis on baastase antud kriteeriumil saavutatud. Ehk siis jah, kui te olite varasemalt vastanud sellele küsimusele juba enne eilset või enne tänast, ütleme, siis igaks juhuks vaadake üle, et kas see sobib veel see vastus. Siis küsimus 42, et kas noortevaldkonna töötajad on kaasatud teie omavalitsuses mõnda valdkonna ülesesse koostöövõrgustikku. Siin on siis mõeldud, kus on koos erinevad osapooled, näiteks KOV noorte, sotsiaalhariduse, turvalisuse või muu taoline koostöögrupp. Et kui jah, siis palun kirjutage, siis milline võrgustik see on või mis selle nimi on. Ja volikogu komisjone ja juhtumipuus kaasamist me siin ei ole siin arvesse võtnud. Et pigem ikkagi, kui on selline koostöövõrgustik, kus on nagu valdkonna töötajad. Ja see läheb siis edasi, see on see edasi taseme mõõdik. Jah. Aitäh selle keelelise paranduse eest ka, mis chati kirjutasid, et ma pärast vaatan selle üle, aga on üks küsimus ka, et Anastasia, palun. Kas küsimuse number 41 osas ei lähe ka arvesse see juhtumipõhine kaasamine? Näiteks mingi suur ürituse korraldamine, kuhu on kaasatud kõik noorte organisatsioonid. Kui ma vaatasin, et eelmise korra vastuseid, siis see tagasiside oli pigem selle küsimus 42 puhul, et vist 41 puhul ma arvan, et võib selle võib-olla välja tuua. Kuigi samas pigem eelistada, kui teil on olemas mingisugune selline koostöögrupp, siis pigem tuua seda välja. Kui ei ole, siis võite ka välja tuua juhtumipõhise variandi, eks me siis vaatame need vastused üle. Ja siis küsimus 43 on siis eeskujuliku taseme kohta, et kas noortevaldkonna töötajad osalevad mõnes omavalitsuste vahelises, maakondlikus või üleriigilises koostöövõrgustikus, siis näiteks riiklik noorte infoarendusgrupp. Ja kui jah, siis kirjutage siis millises. Siis, kas teil ei käsi püsti või te tahate veel küsida? Anastasia. Mis teie püsti? Ei, vabandust. Nii, järgmiseks noortevaldkonna teenistujad. Küsime siis kõigepealt seda küsimus 44, et kas noortevaldkonna korraldamisega seotud ülesanded on mõne teie omavalitsuse teenistuja ametijuhendis. Kui jah, siis palun tooge üks näide. See on siis baastaseme puhul, baastaseme jaoks. Küsimus 45 küsib, et kas siis noortevaldkonna korraldamisega seotud tööülesanded on mõne omavalitsuse teenistuja ametinimetuses. See võib olla siis mingi, tähendab seda, et sõna noor võiks olla ametinimetuses sees kuskil. Et arvesse me ei võta siin abivallavanemaid või abilinnapeast ega ka siis noortekeskuste juhatajaid, et see võiks olla ikkagi selline KOV ametiasutuses töötav töötaja, kes siis tegeleb noortevaldkonna koordineerimisega. Ja see on siis edasi olnud tase. Jah, ametijuhend alla võite lugeda ka töölepingu. Aga siis tooge siis vastuses välja see. Ja küsimus 46, et kas teie omavalitsuses on eraldi teenistuja, kelle tööülesanneteks on ainult siis noortevaldkonna korraldamine ning kes töötab täistööajaga. Väiksemate puhul siis eelkõige siis läheb arvesse ka see, et kui tegemist on ühise teenistujaga mitme omavalitsuse peale, aga peamine on see, et ta töötaks siis
et tema ülesanneteks oleks siis ainult siis noortevaldkonna korraldamine. Ja kui on selline teenistuja, siis palun kirjutage tema ametinimetus. Järgmiseks siis noorsootöötajatel on kehtestatud kvalifikatsiooninõuded. Põhimõtteliselt küsime seda, et kas olete seadnud noortevaldkonna töötajatele, ehk siis noortekeskuste noorsootöötajatele, huvijuhtidele, huvihariduse ja tegevuse juhendajatele pädevuse ja kompetentsinõuded korraga. Küsimus 47 ja kui jah, siis palun viidake. Ja küsimus 48 on uus küsimus, et me vaatame seda, et kas me saame seda kriteeriumi natukene pehmendada. Varem oli nõutud kord, et siis me küsime ka siis ametijuhendite kohta, et kui need nõuded on kirjas ametijuhendites, et siis ka see võiks sobida. Vaatame siis lähtuvalt tulemustest jällegi, kas seda siin eeskujulikul tasemel arvesse võtta või mitte. Seejärel mitmekülgsed võimalused. Küsimus 49, et kas teie omavalitsus toetab rahaliselt laste ja noorte huvihariduse omandamist erahuvikoolides või teise KOV-i territooriumil asuvates huvikoolides? Kui jah, siis palun tooge üks näide. See on siis edasijõudnud tase. Baastase, et siis kas KOV-is on noortekeskus või tuba või kooli juures huviringid, et need andmed tulevad EHIS-est. Küsimus 50 eeskujuliku taseme kohta on siis, kas toetate rahaliselt muud, see tähendab siis mitte huviharidustegevus, noortekeskused või toad, siis muud noorsootöö tegevust, kus noored saavad osaleda või osutada mingeid selliseid teenuseid. Siis võib tulla näiteks laagrid, mingid üritused, projektid. Ja kui teete, siis palun tooge siis eelmisest aastast vähemalt üks näide. Tööelu tegevuse võimalused. Et küsimus 51, et kas toetate noorte ettevõtlikkust soodustavat tegevust, mille raames on fookuses teadlikkuse tõstmine, info jagamine, kokkupuudete võimaldamine ja nii edasi. Näiteks ettevõtlusnädal, ettevõtlusõppe valikaine, seminarid noorte teadlikkuse suurendamiseks ja nii edasi. Et kui on, siis tooge üks näide siis eelmisest aastast. See on siis baastase. Edasijõudnud taseme puhul siis küsimus 52, et kas toetate noorte tööharjumist soodustavaid tegevusi. Siia alla läheb näiteks siis malev või muu tööalane kogemus. Jällegi, kui jah, siis tooge eelmise aasta kohta üks näide. Ja küsimus 53 küsib juba siis seda, et kas te toetate või on teil mingisuguseid projekte või programme, millega te toetate rahaliselt noorte enda initsiatiivil loodud ettevõtluse projekte. Ja siis jällegi näide eelmisest aastast. Ja siin on siis mõeldud nagu selliseid toetusi, mis on konkreetselt siis noorte siis ettevõtluse edendamiseks suunatud. Näiteks mingi ettevõtlustoetus noorte ettevõtetele. Et siin näiteks malevad ja nii edasi siin arvesse ei lähe. Ja kui teil on mingi selline projekt või programm, et siis olete saavutanud eeskujuliku taseme. Seejärel siis on hoonete ligipääsetavuse küsimused 54–63, millest me juba rääkisime. Siis küsimus 64 ja 65 on haavatavate sihtrühmade arvestamise kohta. Küsimus 64 küsib, et kas teie omavalitsuse noortekeskustes on olemas erioskustega spetsialistid haavatavate sihtrühmadega tegelemiseks. Näiteks nägemispuudega noored, HEV-noored, NEET-noored ja nii edasi. Ja kui teil on mingisugused erioskustega spetsialistid olemas, siis vastake jah. Küsimus 65 küsib, et kas teie omavalitsuses on kasutusel tõenduspõhiseid programme eritähelepanu vajavate noortega töötamiseks noorsootöös. Siin näiteks on SPIN, noorte tugila ja muud sellised. Ja siis tooge üks näide, siis milliseid programme te kasutate. Ja kui teil on programmid olemas, siis olete eeskujulik. Ja kui on eeskujuliku saavutamiseks peab olema, ütleme, loogika on see, et kõrgema taseme täitmiseks peavad ka madalamad täidetud olema, ehk siis eeskujuliku jaoks peavad olema olemas nii spetsialistid kui ka programmid. Nii, siis noorsootöö info kättesaadavus. Küsimus oli ka tulnud vahepeal. Üldisem küsimus tuli ka vahepeal, et kas omavalitsuse kaasasutatud sihtasutust peaks ka siin teenuskohana käsitlema.
Oleneb, et kellega ta kaasastatud on. Ma niimoodi kohe jään vastuse võlgu, sest et eelkõige me mõtleme ikkagi noortekeskusid ja noortetubasid. Jah, no ma arvan, see sõltub sellest, kui suur see roll siis omavalitsusel seal on. Et lähtuda, ma arvan, sellest. See on siis noorsootöö info kättesaadavus, küsimused 66 ja 67. Kas info noorsootöö kohta on omavalitsuse lehel kättesaadav või on olemas eraldi noortekeskuse veebileht? Kuidas siis sidestage näide sellest või veebilehe link, kus see üldine info on kättesaadav. Ja 67 küsib siis, et kas aja ja asjakohast infot noorsootöö võimaluste kohta jagatakse ka massimeedias või sotsiaalmeedias. Tooga üks konkreetne näide eelmisest aastast näiteks, kus te olete näiteks programmide, projektide või toetuste kohta jaganud siis kas sotsiaalmeedias või siis näiteks kohalikus lehes mingit infot. Ja see on siis edasi jõudnud taseme küsimus. Siis noortekeskuste lahtioleku aeg. Et palun tooge esile noortekeskus, mis on lahti kõige vähem tunde võrreldes teiste noortekeskustega ja tuleb sidestada siia siis keskuse nimi ja järgmisse küsimusse lahtioleku tundide arv. Ja kui see on lahtioleku aega muutunud, siis võib märkida ka keskmise lahtioleku aja. Ja küsimus 67 siis mitu tundi see avatud on ja küsimus 70 küsib siis, et kas olete uurinud noorte käest, millised ajad noortekeskuste külastamiseks kõige sobivamad on. Et see küsimus 70 on eeltingimus kõigile nendele tasemetele, ka baastasemetele. Ja tasemed on siis vastavalt täidetud, kui on 20, 25 ja 30 tundi nädalas avatud. Aga kindlasti küsimuse 70 oleme ka jah vastatud, et muidu need tasemed täidetuks ei loeta. Aga palun, Aage. Ja aitäh. Tahtsin nüüd täpsustada küsida seda, et meil on üks noortekeskus, aga tal on mitu harusid. Ja mõni neist on väga väike, sest et ta on väikses kohas, vajadus on väike. Et sellisel juhul ma ei saa isegi seda baastaset kätte, kui seda kõige väiksemat arvesse võetakse. Tegelikkus on ühe noortekeskusega, mis pakub teenust üle valla erinevates kohtades vastavalt vajadusele. No antud kriteerium eeldab seda, mõtleb seda nagu teenust koha mõistes, aga ta on meie jaoks ka selline nii-öelda probleemne kriteerium, et siin on see lähenemise küsimus, et kas nagu natuke lahti olev noortekeskus on siis parem kui nagu, et kui pole üldse noortekeskust antud kohas, et nagu see kriteerium viitab nagu sellele ja selles mõttes hästi ei toimi, et me seda tahaks ka ilmselt muuta, lihtsalt seda praegu selleks pühitluseks ei jõudnud nagu teha veel. Et ma just toon nagu näitab, mille nagu ma vaatan üle vallalist teenust kätte vaatas, siis on üle 37 tundi vist, kui ma nüüd peast ütlen. Aga kui me võtame selle kõige väiksema aluseks, siis see on 12 tundi. See ei näita tegelikult adekvaatselt meie nagu teenus kätte saada. Jah, selles mõttes me oleme ka tähele pannud see kriteerium selles mõttes kõige paremini hetkel ei toimi. Pluss tegelikult noorsootöö kättesaadavus, avatud noorsootöö kättesaadavus, seal on ka ju teisi keskkondi, mitte ainult ruumid, vaid ka veebipõhine kättesaadavus ja seal on nagu lisaasju veel tegelikult. Jah, et võtame selle märkuse siit kindlasti kaasa, et kahjuks vist on see mure, et lihtsalt ei ole kuskilt keskselt häid andmeid kätte saada, et kui palju noortekeskused keskselt lahti on, siis töörühm valis siis sellise lähenemise, aga me kindlasti töötame selle kallal, et seda kriteeriumit parandada või siis vaatame, kas leiame mingi hea alternatiivi siia või mitte. Praegu nagu on olukord, mul on lihtsalt mitte või nagu mul on ausam või õiglasem kas või oma enda noorsootöötajate, sest see on hinnang ju nende tööle ka, sest see nii-öelda tase. Mul on nagu, ma hea meelega ütleks, et sorry, nimetame seda lihtsalt noorte ringiks, sest et seda hinnatakse pärast nagu väga madalalt. Ärme ava siia mingit väikest noorte tuba, sest et see tõmbab meie ühise töö kvaliteedi näitajad alla. Ja see on juba mitmendat aastat nii. Ma tean, ma ise olen sellele juba mitmendat aastat tähelepanu juhtinud, mitte midagi pole muutunud. Nagu kriteeriumi küsimusi on ju palju, et kõik. Aga see on meil ka nagu kirjas kui üks probleemne kriteerium ja sellega me tegeleme edasi kindlasti.
Nii, aga kas on veel küsimusi noorsootöö ankeedi kohta? Kui praegu küsimusi rohkem ei ole, siis minuga saab ühendust nendel kontaktidel. Võite kirjutada, helistada, kui veel täpsustavaid küsimusi on. Muus osas aitäh kuulamast siis ja meeldivat päeva jätku.